Nii, lähme nüüd edasi. Nüüd meil on olemas, eks ole, see definitsiooni osa ja meil on olemas see, et millistel puhkudel me võime puutuda kokku hüperventilatsioonisündroomiga. Nii, lähme. Ja nüüd, kui me vaatame seda, kuidas arstid diagnoosivad, ma ei teadnud, et arstid seda diagnoosivad, aga nad diagnoosivad seda. Ja üks, mida nad teevad selleks, et seda diagnoosida, on niimoodi, et nad teevad inimestele, kellel on sümptomid, teevad provokatsiooniteste, et siis saada uuesti neid sümptomeid, kas osaliselt või täielikult. Ja osadel inimestel ei teki ka provokatsiooniteste ajal, mis ei tähenda, et neil tegelikult seda sündroomi ei ole. Aga nüüd, kui nüüd vaadata neid provokatsiooniteste, siis on niimoodi tulnud välja, et mis sümptomid, mis järjekorras siis tekivad, on see, et esimese 20-30 sekundiga tekivad peapööritus, tasakaaluhäire ja ähmaselt nägemine. Nii 20-30 sekundit. Ja, on kohe peapööritus, tasakaaluhäire ja ähmaselt nägemine. See on ainult paar korda hingata. Ja. Selles ongi see küsimus, et see on väga lihtne tekkima. Nagu siis ei julgegi enam hingata, siis julgegi enam elada ju. Nagunii sa ei julge elada. No jah, aga siis tuleb veel suuremini peale, et ma hingan valesti, nii mis ma siin pean tegema? 20-30 sekundiga. Ja kui sa hakkad juba sügavalt ja sagedalt või sagedalt hingama, siis juba esimese 20-30 sekundiga võivad sul esineda. Siin on ka öeldud seda, et kõikidel neid ei tule ja ei pruugi niimoodi olla, aga see on tulnud välja niimoodi, et paljudel inimestel selle provokatsioonitesti tehes on tulnud see välja. Hiljem tekivad siis paresteesiad ehk siis see väärtundlikkus. Nii, paresteesia on väärtundlikkus. Mis tähendab väärtundlikkus? Väärtundlikkus on, et tekib tundlikkuse häire, aga see on jälle niimoodi, et see on küllalt lai selles mõttes, et seal võib iga inimene tunda, kuidas ta tunneb seda, kas on sipelgate jooksmine, kas on tuim käsi või kas on, mis see veel võivad olla? No. Surisemised, ärasuremine. Nõelte torkimised, ärasuremised, kõik need lähevad nagu sinna. Jalalabade või mingisuguste kehatüve ja näo, võib-olla niimoodi, et üks näopool või teine näopool, õlad, kõhu üks pool või teine pool. Et see artikkel, kus ma selle võtsin, ta just nagu kirjutas sellest, et on tavaliselt arvatakse, et võiks kahepoolselt, et hüperventilatsioonisündroomiga võiks koos käia see, et näiteks mõlemal käel on tundlikkuse häired, aga tegelikult võib olla niimoodi, et ainult ühel või ainult teisel käel ka. Või näiteks pool suu ümbrusest, seal hakkab midagi kihisema või mingisugune imelikud tunded tekivad siia või näiteks silma ümbruses või põsel või niimoodi, et ei pea olema mõlemad poole. Jah, ei pea absoluutselt olema. Paresteesia oleks selle, see on üldnimetus ja tegelikult selle alt sa võid selle kirjutada nagu, ütleme, nii-öelda haiguslukku võid niimoodi kirjutada, aga selleks, et ikkagi konkreetselt saada, sa pead võtma, mis see inimene tunneb siis. Nüüd edasi, valurinnus on täheldatud 50% patsientidest peale 3 minutit hüperventilatsiooni ja kõigil patsientidel peale 20 minutit. Et valurinnus on ka siis väga-väga levinud. Nii, kui nüüd vaadata siis, mis sümptome ja märke võib tekkida hüperventilatsiooni puhul, on siis üldised sümptomid. Väsimus, kurnatus, nõrkus, unehäired, iiveldus ja higistamine. Ma võin vahele nii palju öelda korra, et provokatsioonitesti kohta, mis on öeldud, et seda ei tohi teha inimestel, kellel on südamehaigused näiteks, kellel on, või on aju-veresoonte haigused, kopsuhaigused, kopsupuudulikkus, kui on hüübimishäired, aneemia ja kõrge vererõhk. Nendel puhkudel tegelikult, kui mõelda seda, et võiks ka ju proovida, kas mul tulevad need sümptomid välja, siis nendel puhkudel tegelikult on see eluohtlik, et seda ei tohi teha. Vaadake, kui palju see tähendab seda, et kõiki neid kohti mõjutab see sama provokatsioonitest. Ehk kõiki neid kohti mõjutab see, kus me CO2, tähendab süsihappegaasi ja hapniku viime tasakaalust omavahel organismi jaoks tasakaalust välja. Nii, võtame uuesti need asjad. Siis südamehaigus, mis puudutab siis näiteks, kui on valud rinnus olnud eelnevalt, kui on välja pandud juba öeldud, et on soonte haigus, südamepärgartrite haigus,
ajuveresoonte haigused, noh, sinna lähevad kindlasti insuldid. aga ma saan aru, et orgaaniline, jah. Reet ütles, et sellepärast inimesed lähevadki hingama, et saada mingitest hädadest lahti. Nendest samadest hädadest, mida sa praegu ette lugesid. Võimalik. Tegelikult on see väga ohtlik. Tähendab, meditsiiniliselt võttes on kogemuslikult on saadud aru, et nendel puhkudel sellist asja teha ei tohi. Ei tohi. See võib olla hüperventilatsiooni sündroomist põhjustatud kõik need asjad, mis siin on. Aga samas sa ei tohi seda teha juurde sinna peale, et selgeks teha, kas see nüüd on see või ei ole. Ise niimoodi diagnoosida ei tohi. Sest need asjad võivad lihtsalt väga kurvalt lõppeda. Nii, võtame nüüd. See nimekiri jäi pooleli. Jaa, nimekiri jäi pooleli. Nii, südame-veresoon kannab poolt kaebused. Ei, võtame uuesti selle. Tähendab, südame, siis on ajuveresoon. Nii, kopsude puudulikkus. Nii, kas kopsude puudulikkuse alla läheb astma? Jah. Kopsude puudulikkus ikkagi astma läheb sinna alla, jah. Kas siin... See on üldnimetus kopsude puudulikkus. Ja ta on siin on mõeldud sellena, ma arvan, see on minu arvamus, et ta on mõeldud sellena, et kui inimesel on diagnoos välja pandud, et siis ta on teada, et seal on juba organkahjustus olemas, et sinna peale ei tohi seda mingil juhul teha. Et sest see lisaks organkahjustusele, kui seda hüperventilatsiooni, kas või seda provokatsiooni testi teha, siis see kahjustus, mis on võimalik saada, on lubamatu. Hüperviskoossus, ma mõtleks ise, kui laiendaks, et hüübimishäired. Aneemia puhul ka ei tohi teha. Siin on toodud sirprakoline aneemia veel välja lisaks, aga see ei puuduta nii palju Eesti inimestest. Ja siis on kontrollimatu vererõhk on toodud siia. Kontrollimatu, ta ütleb kontrollimatu, samas kui on vererõhuga juba probleeme, minu meelest ei tohiks seda enam teha, sellepärast, et ta võib ikkagi nii tasakaalust välja kogu organismi, et vererõhu probleemiga inimesed juba ei tohiks seda teha. Nii, nüüd me saime kõik need, kelle puhul ei tohi teha seda provokatsioontesti. Ja kes kui näiteks arvavad kodus, et neil äkki on need sümptomid, et prooviks, mida diagnostikas kasutatakse, mida tegelikult, kui ma neid materjale loen, ma ei pea õigeks üldse ka seda provokatsioonitestiga seda diagnoosida. Kuigi see on üks diagnoosi võimalusi. Aga nii, kui me nüüd vaatame edasi neid sümptomeid, mis tekivad, et kui üldistest sümptomitest, nii, me võtsime läbi väsimus, kurnatus, nõrkus, unehäired, iiveldus ja higistamine. Higistamine oli see, mis mul meelde tuli, et südamehaigetele tegelikult ei tohi teha seda. Et nüüd, kui südame poolt vaadata, mis kaebused võivad tekkida, on valurinnus, südame kloppimine ja siis tõusnud südamelöögisagedus võib tekkida ja see ei ole sama kloppimisega siis? Oli ka meil sama küsimus, et põhimõtteliselt võib ju olla niimoodi, et sa tunned rütmihäiret ilma, et sul tegelikult südamelöögisagedus oleks tõusnud. Sa võid ka siis tunda rütmihäiret. Et sa tunned, et klopib, aga see ei tähenda seda, et ta oleks kiirem kui 90 lööki minutis. Nüüd Raynaud sündroom. Nii, räägi natukene seda. Ütle see sõna uuesti. Raynaud sündroom. Aga see on klassikaline. See on ka autoga seotud, või? Mitte ei ole Raynaud. Aga nüüd otse meditsiinisõnastikust ütleb ta niimoodi, et see on Raynaud nähtus külmaga ja sümpaatikuse ärritusega tekivad hood, mille korral arterioolide spasm viib sõrmede varvaste külmaks, tuimaks ja valgeks, hiljem sinakaks, hoo taandumisel punetavaks muutumisele. Tegelikult see tähendabki seda, et käed lähevad külmaks, tuimaks, valgeks, siniseks ja punaseks.